tehisaru on midagi, mida meie Eestis võime väga targalt kasutada oma riigi kaitseks, aga vastupidi ka. Kui me ei ole valmis selleks, siis tehisaru süsteeme saab kasutada mitte ainult, et rünnata meie riigi infrastruktuure, vaid et ka mõjutada Eesti inimeste mõtlemist. Ma räägin jälle enda teadusest, eks? Et see, et me inimestele üldse selgitame, mis nende mõtlemises ajus toimub, kui nad otsuseid teevad, aitab neil ka paremaid otsuseid teha. Et me selgitame, kust tulevad mõttevead. Me selgitame, miks me alati pole objektiivsed. Ja selgitame, miks on vaja mitu korda üle vaadata. Näiteks, kui me oleme sotsiaalmeedias või ka mingit muud sisu tarbime. Mõelge inimesest kui keerukast süsteemist, et ei ole nii, et inimesel on üks viis, kuidas ta mõtleb, vaid tema sees on mitu erinevat süsteemi. Üks võib mõelda ühtemoodi, teine võib mõelda teistmoodi. Ja kui see inimene on siis emotsionaalsem, siis tulevad teatud tüüpi otsused. Kui inimene on vähem emotsionaalsem, tulevad teistmoodi otsused. See on tähtis nii siis, kui te mõtlete mõne teise inimese peale, kui ka siis, kui te ise teete otsuseid ja ise mõtlete. Et saate aru, kui te olete emotsionaalsemad, siis teie otsused ei pruugi olla nii ratsionaalsed, kui nad on teisel juhul. Tunne ise ennast ja tunne teisi inimesi ja siis sa saad teha paremaid otsuseid.